Boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere, head Eesti Esu vaatajad, kuulajad. Tere, Brigitte, Susanne Hunt. Tere, nii tore, et sa mind kutsusid. Brigitte, kelleks sa väiksena saada tahtsid? Kõigepealt ma pean ütlema, et ma olen vaadanud su podcasti reaalselt aastaid. Ma olen olnud nii suur fänn ja sa teed nii head asja. Ja teeme niimoodi, et täna võin mina sulle küsida ka sinult mõned küsimused. Mina vastan, kelleks ma tahtsin saada, siis näitlejaks, meelelahutajaks ja emaks kusjuures. Mul ema pidas beebipäevikut, soovitan seda kõikidel emadel teha. Ja näed, mu suurimad unistused on täitunud. No see tundub iga väikse tüdruku unistus juba, kui need väiksed nukud kätte võetakse ja mingid lapsekärud ja nii edasi. Et mulle tundub, et väikeste tüdrukute ema instinkt juba hakkab nagu lööma. Vist küll ja juuksuriks muidugi tahavad ka paljud lapsed saada. Kelleks sina tahtsid saada? Indiaanlaseks. Tegelikult ka. Ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi niimoodi vastaks. Mul oli siuke suur soov, sest mulle tundus, et nad on, mingi minu ajal olid need indiaani ja kauboi filmid on, ja nad olidki indiaanlased versus kauboid, indiaanlased siis vibudega, kauboid püssidega ja siis mulle tundus need indiaanlased nagu palju ägedamad. Aga tead, tänasel päeval mingi mässumeelsus on juba sulle siia tätoveeritud ja juba see, milliseid külalisi sa kutsud ja mida sa teed ametina, on natuke selline vastuoluline, nii et selles mõttes, kui me vaatame, siis tasub küll kuulata, mida laps ütleb 3, 4, 5 aastaselt, kelleks ta tahab saada, sest me ei ole tegelikult ju kardinaalselt valinud erinevalt. Mis sa arvad, sul on nagu väike tita on kõhus, on ju? Mis tunne on intervjueerida rasedat naist? Esimest korda või? Ei, teist korda. Kes veel oli? Pamela Maran oli veel rasedam kui sina. Sa ei tea seda, äkki mul on lihtsalt väike kõht. Mis sa arvad, kus ta praegu on? On ta kuskil juba, ma ei tea, kuskil kosmoses? Praegu ta on minu kõhus ja ta annab ilminguid õhtuti. Ja see on hästi naljakas, et ma ütlesin, et laps on väga isasse, sest ta aktiviseerub õhtuti, et ta viskab mulle siin paremal pool pauna üles ja siis muidugi, mida tegi BSH, ma teadsin, mul ema ja sõbranna ei vastanud, ma tegin Instagram story subscriberitele, et kuulge, mul on siin paun püsti, mis toimub, isegi ChatGPT-sse ei läinud kohe Instagram story'sse. Ja siis ma panin, et kas kõik on okei, ja siis ma panin, et pange like, kui on okei, ja siis naised selgitasid, et see on kas pea või tagumik, nii et siin paremal pool ta viskab vahepeal pauna üles. Surub nagu. Surub ja täiesti kung fu fighterna. No, mis sa arvad, et millal talle siis nagu teadvus tekib? Sest mulle tundub, et see küsimus, mis on meie sünniaeg, on ju, et seal on tegelikult päris palju vastuseid. Üks asi on see, kui ta reaalselt välja tuleb, on ju, sünnib, või siis eostamismoment, või siis... Ja mõned juriidiliselt on juba niimoodi, et kui on elusalt sünd, peaks olema see hetk, kui siis kvalifitseerub õigusvõimeliseks. Et... Vist on, ma loodan, ma räägin õiget juttu. Et seal on just see elusalt sündimine on hästi oluline element. Aga teadvus, kõigepealt võib-olla üldse see, et kellega sa lapse saad ja see äärmiselt meeldiv toiming loomulikult. Aga see, et kas me oleme kokku loodud mingi inimesega elu tooma. Juba see on minu arust nii müstiline. Ja oligi minu puhul, ma võin öelda, et see ju juhtus kohe esimesest korrast, et see oli hästi selline võimas, ma tundsin kohe seda, et mingi meeletu jõud ja võim, et see laps tahtis nii väga tulla, et mina arvan, et tõesti sellest eostamise hetkest. Ja juba siis... mõtlen, et see energeetiline seos oli nii tugev, et see laps peab tulema. Aga siis nagu tundsid, et sa põhimõtteliselt jääd kohe rasedaks või? Ma arvan, ma võin öelda küll niimoodi, sest et detailidesse laskumata siis ma kuidagi tundsin niimoodi, et kui ma õhtul tegin selle ovulatsioonitesti, ma tegin seda juba rahuga, sest ma juba tundsin, et
et mul on kuidagi rahu. Et see läks küll, nagu tõesti tuli see ovulatsioonitesti 2 triipu, aga ma kuidagi nagu teadsin. Mingi rahu tekkis. Mitte see, et kas ma nüüd olen, aga ma olin see, et tore, kui ma olen, kahju, kui ma pole, aga üks hetk see juhtub niikuinii, aga see, et ta tõesti tahtis nii kiiresti tulla, see on minu arust ilming ja ma ütlen ka siin kohal, et mul oli hästi kõrge see FSH hormoon, mida mina lugesin, et ta nii tugevalt kinnitas ennast minu külge. Et kuidagi, ja ma tunnen, kuidas see laps annab mulle meeletu jõu, seda on võimatu kirjeldada, et ma sellepärast ütlengi, et kes iganes valib mitte lapsi saada, väga tore, kõik ei peagi lapsi saama, aga see, mis on ema instinkt, see kaitseinstinkt, see kuidagi see side, see armastus, kirjeldamatu. Või siis tekib laps üldse tol momendil, kui mehe munad toodavad neid spermatosoide peale ja juba siis on tal nagu väike teadvus võtta olemas. Ja teine trikk, kas sa seda muidugi tead, et kui püsti seistes seksida, siis tuleb 100% poiss. Püsti, siis on ainult duši all. No jah, saab igat pidi. Ma ei tea, ma ei hakka sulle ütlema, et kuidas öeldi ka mingi, see teooria, see on ju ESO podcast, oli niimoodi, et kui naine magab mehest paremal käel, siis on tütar ja kui naine magab vasakul käel, siis on poeg ja selle järgi oli tütar. Ja siis lapse isa tegi mulle veel nalja, et siis järgmine kord kindlasti hakkas juba vaikselt suruma mind teisele poole magama. Aga ja siis öeldi veel seda, et kui mees armastab naist rohkem, siis on tüdruk ja kui naine armastab meest rohkem, siis on poiss. No vot, see on huvitav, et kust sellised nagu mingid teadmised asjad tulevad, et täiega. Võib öelda, et ma ei tea, äkki 90% läheb see täppi, mõnikord ei lähe, on ju. Ja. Aga see on hea trikk. Kuule, igast mambo-jambot tehakse sugudega ka. Et umbes võetakse mingi mehe sünniaeg, naise sünniaeg ja siis selle järgi ka kõik tegelikult graafika, vist minu arust peaks mingi Hiina mingi praktika, siis selle järgi öeldi ka tüdruk. No ja see jutt on ka muidugi hästi levinud, et umbes sellistel tohututel naistemeestel ja nii edasi tuleb nagu karma mõttes. Jaa, tütar, sellega ma olen 100% nõus, seda ma ütlesin ka, et seda ütles mulle minu arust, ja lapseisa ütles seda ka, et kui on rasked dramaatilised ajad, siis saadetakse tütar ja kui on rahuaeg, saadetakse poeg. Ja seda just tõesti, et see on karma talle, et ta peab õppima naistega käituma. Täpselt nii ma ütlesin ka. Aga ma võin öelda sulle seda, paljud ütlesid, et mul on poeg, kõik ütlesid kuidagi seda, aga üks ennustaja ütles mulle kohe, tütar, sinu näoga tütar ja ütles mulle ka seda, et sünnib keisrilõikega, nii et saame näha. Kui rases oled siis juba? 6. kuud hakkan sammuma nüüd siin paari päeva pärast, aga see mingi veits imelik on see plaan, mille järgi neid nädalaid võetakse. Et just kui selle mingi teatud plaani järgi rasedust hakatakse lugema sellest päevast, kui sperma pole isegi kohtunud munarakuga, päriselt. Sellest hetkest, kui naine nii-öelda vist selle munaraku vabastab, hakatakse rasedust lugema, which is weird. Seepärast tihti öeldaksegi +2, vaata. Et mul on ka see nagu keeruline, mina tean seda, naistepäeva hommikul see laps tehti. Aga üks päev varem. Ja lapse isa sünnipäeval ta sünnib, ma arvan. Sinna kanti küll. Oota, mis see on siis enne jõule või? Ma ütlen nii, nagu mu kasuisa ütles kogu Eesti rahva ees. Sügise kõige sügavam sita auk, novembri lõpp. Okei. No see on huvitav, et on mingites kuudes, või tegelikult on see vist suht võrdne, et kui palju lapsi sünnib mingis kuus on ju, aga huvitav on vaadata seda, et on mingisugused kõvad Tendentsid. nagu pühad ja siuksed tähtpäevad on ju, ma ei tea, Muidugi. jaanipäevad ja naistepäevad ja siuksed asjad on ju, et siis järsku hüppab välja nagu 9 kuu pärast hakkab tulema. Ja mis on imelik, sest mul ei ole küll tähtpäeva vaja selle jaoks, et rehe peksutada, et eostada. Just. Aga Brigitte, kui sa tahtsid väiksena saada näitlejaks ja siukseks esinejaks, siis kas sul hakkaski juba nagu nooruspõlves nagu täiesti paugutama siis, et sa olidki full esineja ja siuke täiesti kaasasündinud. Hästi ekstravert ja vanemad, kes olid, isa on mul täiesti, sellist inimest teist ei ole.
ma ütleks ka seda, et nii mu isa kui lapse isa väga sarnased inimesed. Selle ja väga, valisite? kõik tütred valivadki, see on täiesti kindel, et mul isa ei tunne tabusid, ei tunne ka seaduseid või siis tunneb, aga teda ei huvita need, eks ju, ja väga üliarmastav ja selline, mina olin tema eluunistus, et sünnib tütar ja siis ta armastas mind nii tingimusteta ja nagu tohutult, andis mulle tähelepanu ja armastust. Ja siis ma kasvasin nagu väike printsess. Ja ma olen tänulik selle eest, et ma nägin päris elu võib-olla alles, ja isegi kui ma läksin ka erakooli, seal ei olnud kunagi kiusamist, seal ei olnud, vabandust, kõik olid rikaste vanemate lapsed. Ma sain teada, mis asi on päris elu mingi tiinekana. Et näiteks oligi, et ma sugulastega suhtlesin ja meil oli teema, et läheks kuskile. Ja nad ütlesid, et neil ei ole raha. Siis ma ütlesin, aga mis mõttes nagu küsi siis vanematelt. Et ma olin hästi-hästi eluvõõras üli pikalt. Ja siis oligi ma kuidagi, keegi ei kiusanud mind otseselt lapsena ja saingi olla mina ise ja ainsad piirid, mis seati, oli see, et ma ei tea, mingid kriminaalseid tegevusi ma ei teeks ja koolis oleks head hinded. Ja see ongi näha, et need on ainsad piirid, mis on olnud nagu avalda kõike, mida sa soovid, aga sa pead kõik ära argumenteerima. Et ma ütleks päriselt, ma väga saan ise aru, mis keskkonnas ma kasvasin. Erakoolis ei kiusatud. Mulle tunduks, nagu mina ei ole muidugi erakoolis kunagi käinud, aga mingite filmide põhjal tundub, et erakooli lapsed on just kõige hullemad veel. Jaa, aga seal on niimoodi, et kui kõik on rikaste lapsed, keda sa kiusad? Seda, kes on mingi vähem rikas või? Veits tegelikult nii oligi. Ja, lapsed muidugi kiusavad ka muude asjade pärast, kui rahapuudus on. Aga seal ei ole rahapuudust kellelgi, kõik on rikaste võsukesed ja seal on niimoodi, et kui kellelegi midagi öeldi, kohe vanemad kooli. Ja seal olid väiksed klassid ja mis oli veel ka, õpetajad ei saanud kiusata lapsi, sest siis oli kohe lasti töölt lahti. Ja mis oli mulle väga, ma ütlen, see meeldis ja ma tahan enda tütart panna ka erakooli, et sa said väga pühendunult keskenduda õppeainetele, milles sa oled hea. Hariduse kvaliteet on teine ja parem. Kust sa pärit oled üldse? Tallinnast. Tallinnast? Täiesti Tallinnast. Kesklinnast? See sama kant, kus ma praegu elan, Tabasalu, Õismäe, Veskimetsa, Kakumäe, see on minu huud. No ja koolis, nagu ma ei tea, kas see süvenes siis sul nagu järjest rohkem, et sa lähed nagu nii-öelda meelelahutusmaailma? Või tuli, ma ei tea, teismelisena tuli mingi teine mõte ka? See, et ma rääkisin hästi palju oma vanematega ja seda ma arvan, ma soovitaks ka kõikidele lapsevanematele, et mind mõnes mõttes koheldi nagu täiskasvanud, et mulle anti palju vastutust ja minu eest ei hoitud väga palju teemasid, et mulle tohutult selgitati kõike lahti ja mind võeti võrdse vestluspartnerina. Kõige hullemaid asju muidugi hoiti mu eest, aga ei olnud seda, et ole vaid, sina räägid, kui laps või kana pissib, laps räägib, kana pissib, mingit sellist asja never ei olnud, et mu vanemad tõesti võtsid mind ja mu vendi täie õiguslikena. Nende sõna lõpuks maksis, aga kui sa hästi ära argumenteerisid, võisid nad oma arvamust muuta ja kui ka nemad tegid vea, nad ka vabandasid. Et selles mõttes ma olen üli tänulik tõesti oma vanematele. Kas su hinded olid siis head ja kriminaalseid tegevusi sa ka ei teinud? Minul, ja kusjuures ma mõtlen ka, mis tütrel, millised geenid on, et minul ja lapse isal mõlemal oli nii, et meil olid kõik 5, aga käitumine oli mitte rahuldav. Ja see võtab kõik kokku, me ei pea rohkem minetest rääkima. Ja kiitus kirjastajate selle pärast ilma loomulikult. Kas sa usud, et kriminaalne geen on ka olemas? Karm. Väga karm küsimus. Ma arvan, et kui mõlemad vanemad ei ole tööd ise endaga ära teinud, sest mis asi on kriminaalne geen? Mina ütleks, et kriminaaliks muutud sa, ma ei tea, 2 juhul, kas sa näed, et see kasvadki sellises keskkonnas, kus kõik ümber ka teevad seda, et sa ei näegi teist elu. Või siis kuidas sa hakkad tegelikult eduka pere lapsena kriminaaliks.
kui näiteks ka eeskuju polnud, on see, kui sulle lapsena ei seata mitte mingisuguseid piire ja sul ei ole mitte mingisugust vastutustunnet ja tagajärgi ei tule. Aga mina tahan kasvatada tütre, kelle tegevusel on kindlasti tagajärjed. See ei tähenda, et ma eales oma last füüsiliselt karistaks, ei. Ja ma armastan seda tingimusteta kindlasti. Aga kui ma näen, et ta juba teeb midagi, mis ei ole õige, ma kaasaks muidugi kohe spetsialisti, millest see tuleb, mida ta välja elab, kuidas ma saan aidata, et ta näiteks ei hakka sõpradega, ma ei tea, Maximast komme varastama, eks ju. Et ma ei usu, et see on geen otseselt, aga ma arvan, et see on kasvukeskkond kindlasti, et kui vanemad ahvi armastusega armastavad, siis ei teki lapsel vastutust ja hirmu tagajärgede ees. Et mul kindlasti oli, ma austasin oma vanemaid, ma natuke kartsin neid ja ma ei ütle, et see on halb. Ja mul jäidki kõik sellised asjad nagu tegemata, mis on nagu täitsa üle piiri kriminaal olemine. Aga Maximast kommi varastasid? Täiega. Ma jääd vahele lihtsalt. Ei no see on huvitav teema üldse, kui rääkida mingisugusest esoteemadest, et kui inimene sünnib, et kas tal on ikka mingi kaasa sündinud mingisugune iseloom ja geenid ja seal ongi nii palju variante, et mingid arstid räägivad teaduslikust ja fondist. Kas või homo olemine näiteks, eks ju, kas see tuleb geneetiliselt kaasa. Freud vist ütles seda, et sa sünnid homoks nagu. Et sa lihtsalt loodusriigis on ka niimoodi, et vist ma ei mäleta, see ei olnud päris iga 10, aga et homo olemine on geneetiline. Et sa lihtsalt ükskõik, millises kasvukeskkonnas sa kasvad, ehkki öeldi, et üksikemade pojad on tihtipeale suurema tõenäosusega geid. Aga jällegi täiesti jah, kus sa jäid pooleli geneetiline komplekt? Ja ma mõtlengi, et kas vaata nagu inimene siis sünnib ikkagi, ma ei tea, esoteeriliselt pannakse paika, et näed, sa sündisid sellel kuul on ja siis on su iseloom siuke. Seda ma ei usu. Sellest on mulle tundub, tähtkujud in general, sa ütled selle sellises mõttes. Üleüldse, et ma arvan, tähtkujud tulevad mingisugusest suuremast nagu vanast teadmisest ja võib nagu loogiliselt eeldada, ütleme, et kui näiteks sina ütlesid, et sinu laps sünnib on ja kõige mustemal sitaugu ajal. Ära ütle nii, aga põhimõtteliselt, et saad aru, et kui laps läheb esimest korda näiteks välja, tema esimene kokkupuude välismaailmaga, et siis ma kujutan ette, et seal mingisugune mõju võib olla, kas see on nagu külm, pime talv või on näiteks mingi päike paistab ja suvi. Kindlasti võib olla, sest siin ma juba saan aru, et teine on see, et milline aastaaeg seostub talle õnnelike sündmustega. Mina olen ise septembri beebi, mu arust sügis on kõige lahedam, suvi on täiesti nõme, allergiat, kõike seda. Et ma arvan, sellega on küll, mis talle meeldima hakkab, aga see, me ei räägi enam siis sellisel juhul otseselt geneetikast. Et pigem, et kas geneetiliselt on mingisugused, ma ei tea, ongi kui sa ütled, et mingi kriminaalgeen või midagi sellist, nartsissistigeen, kõike seda. Mingid sõltuvusgeenid. Sõltuvusgeenid, just, aga ma ütlen nii, et ma ei ütle sulle, et nii on või nii ei ole, aga ma olen teadlik, mille eest last võimalikult palju hoida. Sõltuvusgeen tuleb lapsel 100% juba minu poolt kaasa. Aga pigem ongi, et geenid ja ma arvan, keskkond, see on vist see sõna, mida ma ütlesin, ma võin olla praegu raseda ajuga, see mitte epigenetics või? Et see, milline see kasvukeskkond tal on, et kas see geen siis ka avaldub? Aga kui sa siis koolis ära käisid, siis minul on esimene mälestus sinuga ühest Tartu sünnitusmajast, mis tehti ajakirjandusmajaks. Päriselt või? Ja see, mis seal Toomemäel on, see oli kunagi sünnitusmaja. Kas sa käisid ka Tartu Ülikoolis või? Jah. Tubli! Cheers, haridus! Ma ütlen lapsele ka. Kõige olulisem väärtus, haridus, sport ja ole hea inimene, aga kui keegi ründab, siis ma ei saa öelda. Aga minu esimene mälestus sinuga on mingisugusest ajakirjandusloengust, siis sa seal õppisid, mina toona üldse uudiseid lugenud, kuidagi sa mulle juba mainisid, et sa oled kõige kuulsam staar praegu Eestis. Mina kindlasti ise enda kohta nii öelnud. No kuidagi see välja tuli. Aga mina enda kohta, ma pole kunagi, kui ma lähen inimestega tutvuma, ma olen päriselt humble, kainena. 100%. No äkki sa olid loengust täis siis? Ei olnud. Ei, ma kunagi ei ole mingi upsakas, et ma peessa vastupidi, see on täielik müüt. No see oli päris ammu ka muidugi. Ei, ma ei ole kunagi selline inimene olnud. See oli tollel ajal, kui oli vaata mingisugune see saade, kus Doktor Silva, aga ma ei ole mitte kunagi olnud nina püsti, et ma olen mingi selline.
kui üldse oli see võib-olla täispeaga, aga kaine peaga ennast tutvustades ma ei ole kunagi olnud nina püsti. Kõik ei, no ma teine ei ütle, et sa ülbitseb, tulid siis nagu kindlasti. kohe seda seletama, kuidagi see tuli välja, me istusime korraks nagu kõrvuti seal loengus ja pärast loengut sa tulid mult sigaretti pommima veel. Aga siis oli, see oli see aeg, kui oli vaata mingi see saade, kus sina ja mingi sõbranna pandi mingid maa asju tegema. Mina ja Grete Klein. Ja mingid tibid maa asju tegema, mis oli tehtud mingi USA selle sarja järgi. Ja mingi lihtne elu, ma arvan. Ja võt, too aeg oli see. Nii. Mingi aasta 2000. Ma lükkan ümber, kindlasti ma ütlen, ei saanud olla. Võib-olla see, et mul oli see, et mu natuke mu kehakeel reetis, et ma olen õnnelik ja uhke ja mulle tähelepanu meeldib, aga seda, et ma läheks ise ütlema, et tere, ma olen nii kuulus, never happened. Aga ma mõtlengi, et kui sa nagu kooli lõpetasid, kas siis ajakirjandus oli esimene asi, mida sa tahtsid õppima minna? Mul oli valik, oligi ajakirjandus või juura, aga ma nägin läbi, et ma arvan, ajakirjanduses oleks olnud lihtsam, sest et mu eesmärk lõpetas oli see, et ma tahan minna Tartu Ülikooli. Ma tahan minna vanematest kaugele, ma tahan privaatsust, iseseisvust ja eriala, mis on piisavalt lihtne ja mis ütleme, et piisavalt mind juba kutsub. Et vägagi südame hääle järgi valisin ja ma ei saanud ka juurasse sisse toona ja ma ei oleks olnud valmis õppima. Ma tahtsin faatada, et pidutseda ja kõike seda, et kool jumala eest pidutsemist ei segaks. Ma tegin üliõige valiku 20-ndates räigelt karjääri ja väga hea, et ma jõudsin lõpetada ka ja nüüd, et on juura täpselt õige aeg. Et ma valisin lõpuks ikkagi mõlemad. Aga siis õppisidki Tartu Ülikoolis ajakirjandust? Jah, ei lõpetasin ka. Sa ka või? Jaa, mul läks aega, aga ma lõpetasin. Magistri ka tegid või? Ei. Ajakirjandust ei olegi vaja. Ma ütleks, juuras on vaja magistrit. Ja no mulle tundub üldse ülikooli haridusega on juhtunud. Ma olen seda alati selle näitena toonud, et see on nagu Facebooki laigi inflatsioon on toimunud. Et mäletad, kui kunagi oli Facebooki konto, sa panid pildi ja sa said 10 laiki, aga sa teadsid, need laikid on nagu tõsiselt, need inimesed mõtlesid seda. Ma juba saan aru, mis sa mõtled. Ja nüüd sa saad nagu hästi palju ja nüüd on nagu ülikooli haridusega sama, et kunagi sa teadsid kedagi, tal on kraad, see nagu tähendas midagi. Nüüd on ju igasugusel koristajal ja kõigil on nagu mingid bakakraadid on tagataskust võtta. Jaa, täpselt. Et ülikooliga mulle üldse tundub, et õppima peab, aga tänapäeval on nii palju asju, igasugused humanitaar, siuksed asjad, kui on tõsine huvi, sa saad tegelikult ise ka seda. Ise luged täiesti nõus sinuga, aga siinkohal ka ma olen rääkinud mitme sõbraga. Juura ja meditsiin. 2 asja, mida tasub õppida. Täpselt sama. Ma ise 3. hariduseks mõtlen ka, et ma kunagi teeks mingid ongi meditsiiniõe või mingid sellised paberid. Ja suur unistus on. Ei, ma ei ütle seda siin saates välja. Pärast sulle ütlen. Ma ei taha, pärast laps hakkab elama kuidagi selle järgi, mis oli emme unistus. Et ei, me ei ütle välja talle seda. Aga me suuname teda sinna. Aga mis sa tahad, et sinu lapsest saaks või kes? Ma tahan, et ta on humble ja õnnelik inimene, aga samas vastutustundlik ja eesmärgipärane ja täiesti non-negotiable. Ja mida ma pean ka ütlema, tehke laps mehega, kellega teil on kasvatuspõhimõtted sarnased. Vahet ei ole, mis teie vahel toimub. Kasvatuspõhimõtted ja baasväärtused olgu samad. Ja ongi, et lapsel on üks asi, millega ta tegeleb, mis on tema vaimule, tema valikul ja vahetamine olgu argumenteeritud. Ja üks asi, millega ta tegeleb, mis on tema füüsilisele kehale. Mida iganes teda tõmbab, ma usun, kui ta on 2-3, kas talle meeldib seal tantsida, kas talle meeldib emmega käia jõusaalis, kas talle meeldib joosta, võistelda, mis iganes, mõni pallimäng. Ja siis panustada sellesse, et viia ta sinna kohale ja ongi kindlasti me hakka teda suruma, et sa pead, aga ma arvan, et ka minu eeskuju, et kui ma juba midagi ette võtan, vaata, ma jätan neid asju pooleli ja ma tean, et see on õnneliku elu saladus, on aeglane dopamiin ja pikaaegsed eesmärgid. Ja siis vaimselt, et selles mõttes, kas see on muusika, isa on meil musikaalne, kas see on muusika või see on mingisugune keeleõpe või midagi sellist, aga see, et ta pühendunult võtaks aega selleks, et tegeleda millegagi, mis on päris. Et ma tean, et kõik emad ütlevad ka, et mina umbes iial oma mingit last iPadi ette ei pane, aga ma olen BSH. Ma päriselt ei pane, et mul on aega, mul on vajadusel aega palgata lapsehoidjaid, raha ka selle jaoks,
aga ma tõesti tahan, et see laps on õnnelik. Ja see tähendab ka pühendumist millelegi, millest saada heaks. Minu elu ei ole ju ka lust ja lillepidu. Ma rühin siiamaani 4 korda nädalas jõusaali teha. Ma õpin uut haridust. Kas mul on tegelikult seda juuraharidust vaja või? Ei ole, aga elukestev õpe on lihtsalt minu põhiväärtus. See haridus on ikka väga-väga sisse tambitud sulle. Minu emast ja täpselt, ma ütlen lapse isa, täpselt samade väärtustega. Lihtsalt on, sest et see on suurim selline päris saavutus ja rõõm. See dopamiin on nii kihvt. Sa omandad uue eriala, sa õpid maailma kohta tundma. See lihtsalt, see on oluline. Sa ütlesid, et lapse isa ja ema need kasvatamisväärtused võiks samad olla. Jaa, peavad olema. Aga kas sa ei arva, et need võivad alles ilmsiks tulla siis, kui laps on tehtud? Ma ei usu, sest et kui on mõlematel vanematel endal on ette näidata ülikooli paber ja pühendumine töiselt ja no miks seal siis, kuidas seal saaks siis mitte juhtuda seda? Ütleme nii, et see tõenäosus on väga väike, kõik võib juhtuda, aga tõenäosus on väike. Sama asi, et kui laps on minuga ja ma käin nii palju trennis, no kuidas see talle siis külge ei hakka, see ongi tema normaalsus, ma tahangi, et see on tema normaalsus, et ta ei näe, et emme näpib telefoni. Ma näpin praegu rohkem, kui ma nüüd olen vallaline, eks ju, aga ma ka oma sõbrannadega, oma kallimaga suheldes ma ei ole telefonis. Ma olen see, kes loeb, kes vaatab filme, et ma ei taha mingit sellist brain dead kid'i kasvatada. Ja see ongi tegelikult nagu minu võimuses. TikToki ajulast. Jah, ma ei taha. Sest ma ei ole ise ka TikToki aju. Natuke ikka, aga nagu ma loen iga päev hommikul esimese asjana raamatut. Mis sa teed üldse, kui sa kodus oled ja kui sul näiteks ei ole mingisuguseid töökohustusi või asju, et kuidas sa chillid kodus? Ongi loen iluasjad, aga tegelikult ma kipun alati ikkagi tööd ka tegema. Aga mul on see, et ma ise läksin ju pensionile, kui ma olin 25. Pensionile? Pensionile. Mis see tähendab? Et ma ei ole tööd teinud sellest päevast alates enam. Aga ma teen ikka mingit contenti, vajan mingid e-maili asju, shoppan, teen süüa, teen sporti. Et kuidagi jah, tore on. Aga esimese asjana hommikul siis võtad raamatu kätte ja loed midagi? Alati. Ja mida sa loed? Kui ma ütlen selle raamatu pealkirja praegu välja. No. Nartsissisti hüljates. Seda ma ei saa seda story'sse panna, pärast, et kõik on mingi, nagu, miks ta seda loeb, vaata. Ja siis järgmine on veel, on Ülli Kukumägi, mulle kasuisa juba laenas, on vist mingid keerulised isiksused, nartsissist, psühhopaat ja sotsiopaat. Kas sa tead, mis on ja siis on juuraraamatud juba. Mis on psühhopaadi ja sotsiopaadi vahe? Oota, ma ütlen sulle kohe ära selle. Psühhopaat is born, sociopath is made. Ja, põhimõtteliselt on samad. Boom, bitches. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja seal on vist natukene seega, et empaatiat ei ole mitte kummalgi. No vist mitte, jah. Ja nartsissisti saad rünnata ainult maine pihta. Ja ta nartsissistil on see, et ta ei karda mitte sulle haiget teha, vaid ta kardab kaotada kontrolli ja accessi sinule. No neid sõnu nagu minu arust visatakse jube jõhkralt nagu ringi nüüd on ju, et tegelikult protsentuaalselt peaks neid olema nagu reaalseid psühhopaate mingi alla protsendi, mis nagu, kes tõesti sünnivad, et ja mingisugune, mingi lüli on neil paelt ära. Iga Facebooki mingi keelküüntega, kes kirjutab, et ta eks on nartsissist, nagu minu arust seda on ka liiga palju. Mina jätaks sellist sõna, ükskõik mis ma ei võta suhu, sellepärast, sest ma ei ole meditsiiniharidusega töötaja ja ma ütleks ka, mis siis? Mul on ka nartsissistlikke iseloomu omadusi. Need võivad olla vahel väga toredad. Ja kui on ka mõnel teisel inimese nartsissistlikke iseloomu jooni, mis see minu asi on seda välja tuua? Mida sa analüüsid kõiki? Tema on selline, Peesa on nartsissist, tema on nartsissist. Räägi endast ja vaata sisse poole. Aga sa tunned, et sa ise oled nartsissist või?
iseloomujooned on kindlasti, aga mul on empaatia ka, et ma ütlen päriselt, kui ma loen, kuidas Eesti naised jagelevad oma alkohoolikutest meestega, kohus ei aita, lastekaitse ei aita, politsei ei aita, siis mul on see, et mul on päriselt, mul on valus, ma tahan teha midagi, ma tahan kiiremini õppida, ma tahan aidata neid naisi. Et kui ma oleks päriselt nartsissist, mul oleks täiesti suva sellest, aga mul ei ole. Ja samamoodi ükskõik, mis meil ka siin meedias eelmine nädal toimus, mul on kahju kõikidest osapooltest, sest võib-olla nad ei ole selle pingega harjunud ja ükskõik, mis juhtus, mul on alati kõikidest kahju. Aga ja siis ütlevad inimesed, et ei no mul küll temast kahju pole. Ma ütleks, et need inimesed on nartsissistid. Mul on kõikidest kahju, kes ei ole päris mingid, ma ei tea, pedofiilid või mis iganes, et nagu jah, mul on kahju, aga nartsissistlikud iseloomujooned loog. Kuidas sa sul on igasuguseid ju mingid skandaale ja möllu nagu olnud, on ju, et ma ei tea, kas sa ütleks, et sul on paks nahk või sa ütleks, et sa ei võta asju südamesse või kuidas sa selle pingega ellu jääd? Kuna ma olen kaine ja kuna ma olen nii heas vormis ja kuna ma tean, kuidas ma välja näen. Ma tean, mis mul on, kes ma olen. Suva vendi kõiguta mind lihtsalt. Et siuke pohhuism. Pohhuism nende inimeste suhtes küll, kes ei ole seal, et ma kadestaks midagi nendest. Aga mulle saab haiget teha kindlasti, ongi mul lähedad saavad mul haiget teha. Aga kõik muu on täiesti, ma näen ainult kaching, saab, see tuleb väga hästi, äri. Aga millal tegi väga haiget 3 aastat tagasi, kui ma olin päriselt patune, ma olin teinud tegevusi, mida ma ei tahtnud, et tuleks avalikkuse ees välja ja ma ei olnud enda kehaga rahul, mul oli ajukeemia paigast ära, ma olin ju funktsioneeriv sõltlane, siis praegu ma ütlengi, et inimesed, kui te saate kaineks, see enesekindlus, rahu, stabiilsus, sa oled täiesti, Kristin ütleb selle kohta karutappja, aga sa oledki lihtsalt, sa oled nii enesekindel, sest et seda on võimatu kirjeldada, see on nüüd ajukeemia. Tervislik toit, sport, kõik juurde, nagu mida mind peab kottima, mida mingi suvaline inimene arvab. Lihtsalt ei kotigi. Sellest ma kunagi rääkisin ühe näitlejaga, kes ütles ka, et ta ei pööra tähelepanu. See sama mõte ikkagi, et kui on mingi täiesti võõras inimene, siis miks peaks tema arvamus sinule korda minema, on ju. Aga ta ütles, et ta kuidagi nagu tunnetab seda õhus, kui on nagu ühiskonnas on hästi küll. Palju inimesi, kes nagu arvavad sinust halvasti, võib-olla see isegi kõik ei jõua sinuni, on ju. Aga ta ütles et kui nagu on mingi küll, siuke lähed olukord tanklasse, sa tunned, kuidas inimesed vaatavad sind, see tõesti on energia, ma olen täiesti nõus sinuga, aga ma ei lähe nendel päevadel välja, pluss ma üldse rasedana pigem väldin väljas käimist, aga tal on täiesti õigus. Ja mis ma veel tahtsin öelda, et vaata 3 aastat tagasi ma olin ise päriselt patune. Täna on see, et mul on rind kummis. Ma olen täpselt see, mida ma näitan. Ma olen see, kes ma olen päriselt. Rünnake, mul pole mitte midagi varjata. Ja kes iganes, ma ütlen ikka, kes iganes näeb, et ma olen mis tahes mingi nõme, whatever, ma pole nõus. 3 aastat tagasi olid mul päriselt nõmedad väärtused. Praegu come at me nagu. Mis tegid 3 aastat tagasi? No sa tead, mõttetu üles võtta uuesti. Nii terve net on täis seda. Ongi, kõik olid mingi, sai nüüd umbes karma ja paras ja nagu davai, saingi võib-olla. Aga läks sul, ma ei tea, alkoholi me mainisime liftis, on ju, et ma ei tea, oli sul siukseid perioode ka, kus sa näiteks üksinda kodus panid tina või? Ei. Või see kõik oli ikka seotud pidutsemisega? Kõik oli seotud väljaskäimisega, et üksi, ei tegelikult vist oli kunagi oli väga raske lahkuminek, esimene lahkuminek. See oligi ainus vist esimene viimane raske lahkuminek. Et siis ma jõin 2 kuud järjest, sest see oli ikka nii suur šokk. Et, ja ma ei kahetse ja ma olen tänulik järgmisele mehele, kes mind sealt välja aitas. Aga üksi joomine on minu meelest, ma ei tea, väga
väga red flag. No siis läheb jah selliseks küsimuseks, sest selliseid inimesi, kes käivad näiteks iga nädalavahetus väljas ja panevad pidu ja liiga palju panevad pidu, päris palju on tegelikult selliseid inimesi, on ju. Aga nad elu sees ei nimetaks ennast ju mingisuguseks alkohoolikuks või asjaks, on ju, et mingi hetk, kui sa hakkad seal üksi kodust tinistama, on ju, et siis see on mingi väga suur muutus. Teine ma arvan, kui pere kõrvalt hakkad tinistama ja see on see, kus millega tegelikult Eesti perekonnad väga kannatavad, et dopamiinisüsteem on niikuinii selles mõttes pekki keeratud. Et mina võin öelda, minu lapse läheduses ei saa olema mitte ühtegi alkohoolikut. Ma teen ükskõik mida, aga ei saa olema. Kas usud, et naised saavad tõeliselt armastada ainult enda elu esimest armastust? Ma arvan, et tingimusteta armastus on kindlasti oma lapse vastu, aga kõik muud armastused paraku on tingimustega. Seda ma ütlen küll. Aga ja ma ütlen ka seda, et sa armastad igavesti oma lapse isa, sest et te olete midagi nii olulist loonud. See ei tähenda, et sinna kõrvale keegi teine ei mahuks või et umbes, mis iganes, aga see tänutunne mul vähemalt kindlasti, et sa oled igavesti seotud selles ühes elus selle inimesega. Sellepärast ma võin öelda, et ma mitte kunagi ei ütle oma lapse isa kohta ühtegi halbasena. Ja I will forever love him, sest ta andis mulle mu elu suurima kingituse. Jah, tingimusteta ja tingimustega armastus, ma olen kuulnud sükest väljendit, et mehed on tõelised romantikud, sest mehed armastavad tingimusteta. Naised armastavad alati tingimustega. Nii nagu mina vaatan, siis mehed armastavad silmadega lihtsalt. Nad valivad kõige ilusama, kelle nad kätte saavad. Mulle üks mees ütles ka täiesti otse, et sa oled kõige ilusam naine maailmas, keda ma olen näinud, see ei muutu. Mul on suht pohhui, mis su iseloom on. Ma tahan su lapsi. Aga meeldib sulle, kui niimoodi öeldakse? Või sulle tundub, et siis mees ikkagi lööb nagu kuidagi, ma ei tea, kummardab sinu ees või? Ei, vastupidi, kui keegi ütleb, et mind ei huvita su iseloom, töö, mitte midagi. Ainult see, et sa oled ilus, anna oma geenid. Siis on see, et ma olen tänulik, ma olen tänulik selle eest, et ta on aus, sest et ma just eile rääkisin Eesti ühe ilusama kuulsusega naisega. Et mõned mehed mängivad seda, et nad on head inimesed. Mulle meeldib, kui mõni mees julgeb tunnistada otse, et ma olen täielik sitapea. Mind huvitavad ainult need ja need asjad. Sest valetamine ja vassimine ja ära kasutamine, seda ma jälestan. Ole mulle sitapea otse näkku. Me leiame mingi lahenduse. Aga kui sa vassid, valetad, vaata seda oli 3 aastat tagasi, see oli jälk, ainult sellised inimesed olid ja siis mul oligi ärevus. Et see on kõige õudsam iseloomuomadus, mis saab olla. Vaata, see on siuke varjatud manipuleerimine, siuke kuradi keevitamine ja keeramine, et ma ootan ta downfalli, kõike seda ma kasutan ära, ma ei ole tegelikult päris sõbranna. Ma olen ta sõbranna, sest ta on praegu kuulus. See ajas mind oksele. Ja oligi kõik, kes tulid mu ellu, tulid sellest kohast, et mul polnud absoluutselt mitte midagi. Parim, nad tulid päriselt minu pärast. See on vist jah siuke asi, mida nagu tavainimesel on suht raske nagu seostada seda. Või ma ei tea, kõigil on ju mingisugused ka mingid edukamad ja rikkamad sõbrad, kes otseselt ei ole kuulsad, aga siis nende lähedale. Muidugi tahad hoida, loomulikult. Ja, aga kuulsustega ilmselt on täitsa teine vaata Michael Jacksoni Lulu filmi. Et siis lihtsalt tulevad mingid, ma ei tea, puugid või kes nad on nagu... Ei, need puugid või alguses need puugid hakkavad maha tegema, kes iganes kuulsaks saad, teevad maha, sest on kadedad. Aga siis nad on nagu need puuseened, kes ennast sinu külge iminapaga imevad. Aga selles mõttes on savi. Ma saan kõikidest lahti. Ma tundsin, et ta on kõik mu niimoodi küljes. Ja siis mul on nii hea meel, et mul tuli nii suur skandaal, et mul ei olnud enam mainet. Kõik pudenesid ära. Ja siis ma ütlengi, tulid asemele need, kes viitsisid päriselt mu südant näha. Ja parim, ja just, et enne last said see plats puhtaks nendest manipulaatoritest ja joodikutest ja narkomaanidest, vabandust, et ma niimoodi ütlen, et jäid need puhtad hinged alles. Kõik läks väga hästi. Oled sa õnnelik nüüd? Vaata, kui ma mõtlema pean, siis kindlasti ma ütlen, et ei ole mu elu kõige õnnelikumad ajad. Obviously, me räägime nädal tagasi, mis juhtus. Aga ma olen rahulik,
ja ma olen stabiilne ja ma olen tänulik. Ja ma arvan, et see on olulisem kui õnn. Sest mu elu kõige suurem unistus saada emaks täitub. Ja ongi, ma tahan ka öelda siin podcastis, et kui me räägimegi esoteerikast, eks ju, ja vaimsetest praktikatest, meditatsioonist, kõigest sellest, iga üks leidku, mis talle sobib. Minul on jooks ja mul on tervislik toit ja kindlasti peale sunnitud Kristlin Kuuskemaa sundis mind tegema tänulikkust. Ma võiksin mõelda, vaata samamoodi praegu niimoodi, et ma ei tea, mu lapse isa tegi seda, väitis seda, kõik on süüdi. Ei, ma olen tänulik, et ma saan emaks, et ma olen, ma ei tea, kena, mul on tulevik ees, et ma ei luba endal langeda ohvri rolli mitte kunagi. Ja vaata, sa muudad oma ajukeemiat päriselt ja seda kuidagi enese tunnet, et sa oled ainult iga hommik tänulik. Kirjuta üles, mille eest sa oled tänulik, sest meil kõikidel võib olla veel suurem korter või veel parem auto, veel rohkem palka. See on puuduse energia. Hakka olema tänulik selle eest, mis sul on ja sul antakse juurde. Ja mina kaotasin ka selle tänulikkuse tunde mõni aeg. Aga nüüd ma olen tõesti iga väikse asja, iga väikse kogemuse eest tänulik. Ma leian kõiges heade selline igavene optimist. Et see on küll miski, mis teid päriselt aitab. Aga raske on olla tänulik, kui sa jood alkoholi, kui sul on mikrobioom on olematu, sa ei tee sporti, sa ei jõua sinna, siis sa oled ainult selline süüdistab. Mõttetu energia täiesti, raisatud elu. Jah, selle asjaga, et ole rahul sellega, mis sul on. See on mitte rahul, ma olen tänulik, et mul on need. Ja rahul me ei peagi kunagi olema, sa pead edasi liikuma elus, aga ma olen tänulik, et mul juba on see. No seda mõtlen, et see nagu teatav siuke rahulolematus on, mulle tundub kogu inimühiskonna siuke progressi alustala, et sa põhimõtteliselt, et ma ei tea, no enam-vähem et miks teha nagu veel parema pildiga, kuradi telekas, meil on ju 100 miljonit tükki neid juba, aga ikka tehakse ja ikka ostetakse, et alati nagu kõik see viib edasi ja see rahulolematus, et ma ei tea, see iPhone ei ole piisavalt kiire, davai teeme uue ja kõik ostavad ja nii edasi. Et selles on nagu mingi hea osa ka, ma saan aru, et sellel on mingi teine pool nagu kõigel elus, et mingisugune full tarbimisühiskond, materialism on ja siis mingisugused õiged väärtused veits kaovad nagu ära sealt alt. Aga jah, mulle nagu veits meeldib see nagu pidev või ongi, et umbes, et lähed sinna Everesti tippu ära, kus andke veel suurem mägi. Et sellest saabki siis nagu siuke klišeeline asi, et protsess saab olulisemaks kui see sihtpunkt on ju. Just vastupidi, sihtpunkt saab olulisemaks kui protsess, et me ajame kogu aeg taga seda järgmist kõrget momenti ja kõige hullem, kui me selle kõrge momendi, see ongi dopamiinu tegelikult. Kui me hakkame sünteetiliselt neid tippe saavutama, me ei tunne enam mitte kunagi rõõmu linnulaulust või laste naerust või mis iganes metsas kõndimisest. Et see on, ma ütleks, et kui tehnika areneb, ma ei tunne, et see mõjutaks kuidagi nii väga, see ongi ju tore, ma ei tea, põrand kuradi peseb ennast ise ära 2 minutiga, väga vahva, eks ju. Aga mina näen just probleemi selles, kui on need ained ja alkohol. See mõjutab dopamiinisüsteemi väga pahasti. Saad sa minust aru, oled sa minuga nõus, palun? No millal sa viimati ise põrandat pesid? Ei, ma räägingi, mul ongi täiesti kõik need mingid robotid, mis üldse olemas on. Et seda ma ei näe, et see oleks probleem ja mis on veel, on kindlasti ka sotsiaalmeedia. Sa kogu aeg scrollid, sa ei süvene mitte kellessegi, et ma tegelikult ütlen ka seda veel, et püüaks püsida ühe partneriga. Ärme swipe'i inimesi ja tooks tagasi need traditsioonilised pereväärtused, et me valime ühe inimese ja teeme endast oleneva, et tema kõrval areneda, kasvada, olla, aktsepteerida, andestada. No kas sa arvad, et siuke, ma ei tea, peremudeli katkiminek ongi nagu seotud sellega, et lihtsalt selle inforuumiga, kus me oleme, sest põhimõtteliselt et kui sa oled enda väikses külas või kas või siin Tallinnas kasvad üles on ju, aga sul ei ole sotsiaalmeediat, ütleme, et meil on siuke hüpoteetiline ühiskond on ju, et sa ei ole teadlik, mis toimub kuradi Miami klubides või mis iganes on ju, et sa ei näe, et su naabril on tegelikult ilusam mees või naine ja nii edasi, et siis on nagu palju kergem hoida sellest inimesest kinni on ju. Kindlasti ja ma olen veendunud, et see on ka teaduslikult selgeks tehtud,
aga siis tulebki teadlikult sellele vastu seista, et ei ole nii, et ma viskan minema nüüd sinu ja lähen võtan järgmise, sest ma olen kindel, et tegelikult samad probleemid korduvad uute inimestega. Et püüaks kõik nagu koos püsida, kui vähegi võimalik. No kui sul on suhted katki läinud, kas sa oled olnud pigem ma ütlen, minu jaoks on ainult tänasel päeval ükski teine suhe ei loe, kuivõrd minu lapse isaga suhe. Ja ma ei ütle mitte ühtegi halba sõna. Ja ma ütlen, eelmised suhted ei loe. Aja arvamine algas minu jaoks lapsest. Aja arvamine? Jah. Suhete lugemine? Suhete lugemine. Enne ei olnud ühtegi meest mul. Aga kas sa oled olnud ise pigem nagu lahkuja või see, kelle juurest lahkutakse? Seda alati küsitakse, ma ei oska mitte kunagi vastata. Sest see on alati ju kahe inimese asi, et ega ei ole ju niimoodi, et lambist mingi keegi mees tuleb, jätab lambist maha nagu. Sükst asja ei ole ju. Või on või? Ikka on mingi nagu statistika on, et 90%... Pljad. Oota, mis ma just ütlesin? Et statistika räägib. Ja statistika räägib, et 90% lahutustest alustavad naised. Just nii. Et ja mehed tõesti lähe nagu ära enamasti, isegi kui nagu kehv suhe on või ma ei tea. Ja, sest naised on suurema instinktiga, et perekonda koos hoida. Kindlasti. No kui nad ära lähevad, kas siis on? Ju nad viiakse siis sinna piirini, et ma ütlen sulle, ma olen täiesti kindel, et mitte ükski naine, kes on võtnud vastu otsuse oma perekond lõhki ajada, ei tee seda kergekäeliselt. Kui ta armastab oma lapsi, ta ei anna seda unistust naljalt käest ära, ta pidi kindlasti viidama üle piiri, mis on üle mõistuse. Nüüd, kui sa oled emaks saamas, siis kas sa arvad, et no hästi lihtne loll küsimus, et mis on elu mõte? Kas elu mõte on elu jätkamine? On küll. Ma ütlen sulle, mul on raseda hormoonid. Just eile ütlesin, et ma ei taha igas intervjuus nutta, aga ma ütlesin seda, et ma tundsin, et ma olen nagu enda elu ise enda jaoks ära elanud. Mul ei olnud mitte mingit motivatsiooni tegelikult enam mitte midagi saavutada. Kõik olid tehtud, mul täiesti suva. Ja nüüd, kui mulle saadeti see laps, mul on tunne, et ta lihtsalt tuli selleks, et ta andis mulle sellise uue nagu motivatsiooni. Tema nimel tahan ma kõiki neid asju teha. Et enda nimel ma tundsin tõesti, et mul ei olnud seda motivatsiooni enam. Aga tema nimel ma tahan saavutada seda, ma tahan, et tal on oma tuba, et meil on, ma ei tea, me saame käia seal reisil, seda teha. Kõik see, et millist eeskuju ma annan, mida ma Eestis tahan teha, et see laps on toonud mulle nii palju õnne juba praegu ja armastust. Et kõike tolle päriselt nagu. Jah, see tundubki see ikka klassikaline asi, mis räägitakse, et siis sa ei ela enda jaoks enam. Üldse. Et sul on nagu mingi teine inimene, kelle eest vastutada. Lihtsalt ta vaatab raudselt mingi 7 aasta pärast mingi nii Mark. No ma ei usu. Ma arvan, et vaatab, et aitäh, emme. Ei, ta on raudselt. Ma olen kindel, et arvad, ma olen cringe. Ta hästi kindel selles. No ei kujuta ettegi, mis siis toona üldse elu on. 7 aasta pärast see? Jaa, no 2030 lõpeb ära kõik. Mis asju, mingi uus see või? Ära ajama, ära rasedad naist mingi. Mida? Mu laps on siis 4. Mis siis peaks juhtuma? Maailma lõpp. Aga no see on ainult teooria. Jälle, mis teooriat järgi? Maiad olid 2014 või? 2012, aga siis oli 2000 või? Siis toimus nagu vaimne maailma suremine, et nüüd läheb ainult alla mäge kõik. Aga 2030 füüsiline maailm ka või? No ei tea, seda mulle räägitakse, jah. Miks siis? Tuumasõda või? Ma ei tea isegi, mis juhtuma hakkab, igatahes ära lõpeb see pull siin. Või midagi muutub, ütleme niimoodi.
aga noh, esoteerikute puhul on minu arust kõige kasutatum väljend on alati see, et me elame transformatsioonide ajastul ja siis, kui sina lähed nende juurde, siis sa oled praegu enda transformatsiooni nagu mingisuguses tipppunktis ja alati oled selles. Kas sa ise ka tegelikult nagu, kui need inimesed, ma võtan lõpuküsimus ise su saate fännina, kas sul on vahel see ka, et sa kuuled, et keegi ajab nii lolli juttu? Et see on nagu, see on nii häma, et ta on nii iseenda nagu reaalsuses kinni, mis on täielik nonsense ja loomulikult sa nagu respekteerid seda inimest, aga sa tead, et ta ajab täielikku paska. No ma proovin alati ikkagi mõista inimest on ju ja kust see tuleb, aga see on väga tihti ikkagi, see on nagu kõigega, et kui inimene endale peas mingit lugu korrutab väga palju, siis see saab tema tõeks on ju ja tema enam ei näe, nagu ta ei kahtle selles, et alati on minu arust hästi tekitab minus nagu kõhedust või sellist pigem sellist asja, kui inimene väidab väga kindlalt, et tema teab, et asjad on niimoodi, sest tegelikult nagu, ma ei tea, ma olen ka siin natuke elanud, aga ma tean väga vähe asju kindlalt elus. Ma tean umbes, et asjad käivad üles alla, aga sellega ma võiks enda teadmised kokku võtta. Ega ma rohkem täpselt nagu ei tea, on ju. Et mulle meeldib see, kui inimene nagu arutleb nendel teemadel, aga veits kahtleb ka. Kas mina olin see intervjueeritav? Kas sul oli mingi hetk ka minuga, kus sa olid nagu mingi, tegelikult ta praegu nagu ajab täieliku kägu, et see ei ole üldse nii? Või nagu sa oled nõus, et kõik see dopamiin ja see alkohol ja tänulikkus, nagu ütle ausalt, kus see oli see osa, et sa pole nõus nagu? Ei no raske on niimoodi öelda, sest sa ei väitnud ju mingisuguseid väga ulmelisi väiteid, et see, et nagu me dopamiini järele jookseme ja see ei ole tervislik, see on hästi loogiline. Nice. Aitäh kutsumast. Aitäh sulle, tõmbame kokku. Oota, ma küsin ühe lõpuküsimuse veel. Küsi. Mis sa arvad, mis pärast surma juhtub? Sa tõid nüüd nii suure teema lõppu, millega ma olen 2026 hästi palju tegelenud, et 2 väga lähedast sugulast siit ilmast lahkusid ja veel, mida esoteerika maailmas öeldakse, kui sünnib skorpioni tüdruk, siis läheb keegi suguvõsast eest ära. Päriselt. Ja mul läks vanaema. Et ma usun, et vaata see, mis on see, et energia ei teki millestki ega kao kuhugi, vaid muundub ühest liigist energia jäävuse seadus, jah. On ju. Ma usun, et see energia kuskil elab edasi. Ja ma usun, et selles mõttes, et iga inimene peab minema sellel hetkel, kui see kuidagi on ette määratud. Et sa usud saatusesse siis ka? Ma usun väga, sest ma ütlen, kuidas see võimalik on muidu, et ma ütlesin 5-aastasena, ma teadsin sünnist saati ette seda, et ma olen eriline ja ma saan päriselt kunagi kuulsaks. Ma teadsin, ma tundsin seda, et ma olen eriline. Ja ma usun, et mingid inimesed lihtsalt ongi ja ma tundsin ka seda ette määratust, et I'm born to do great things ja ma olin mingi 5-aastane nagu. Mängisin barbidega, aga ma teadsin seda kuidagi. Ja vaata, ma päriselt ju olen selles mõttes siin ja ma nagu teengi suuri asju ja hariduskäest teen veel suuremaid asju. Et ma tundsin küll, et jah, et see on kuidagi ette määratud ja ma tunnen sama asja enda tütrega. Et ma arvan, et ta on oluliselt rohkem humble kui mina ja võib-olla ei taha üldse kuulsust, aga ma tunnen, et kuna see energia ja see armastus nagu mõlema vanema poolt on nii suur, et siis tal ongi nagu suured kingad, mida täita. Ja mis ma veel ütlen surmaga, seda ma tahan ka, et ühiskonnas võiks muutuda, et esiteks palun ärme kohtu 30+ ainult matustel. Eks ju? Perekonnad saavad kokku ainult matustel. Ei, me hakkame tähistama kellegi 34. sünnipäeva, palun 47. sünnipäeva, saame kokku, suhtleme. Leiame selle aja, lõpetame selle COVID-i järgse mingi jopenpuh mingi Facebookis kirjutamise. Seda ma tõesti ma ei salli absoluutselt. Ma siiamaani ma ei taha neid kurdi lollakaid kirju. Mul on, kõne on miinimum. Kokkusaamine on parim. Et surmaga ärme ole õnnetud, kui keegi lahkub, vaid oleme tänulikud, et ta oli, et tähistame seda inimest. Ma tahaks, ongi, et surma puhul on pidu, et issand, kui äge ta oli, mida kõike ta tegi.
et see võiks nagu jah, muutuda, mitte see, et kuidagi me kõik nutame seal matustel, eks ju, ja siis hiljem sööme kõik kapsast, eks ju, sealiha ja kartulit ja siis me lähme laiali. Ma arvast võiks just nagu party olla. Tähistada, see oligi parim vanaema, 90 aastat nägi kõike. Ma ei tea, meid kooli minemas, inimesi abiellumas, kõike seda, hurraa. Kõik kirjutavad kohta midagi head. Mitte kuidagi see piinlik istume siis seal laua ümber nagu. Samas võib-olla suguvõsasid on erinevaid. Mul on väga temperamentne suguvõsad, ma imestan, et kuidas meil nii pole. Aga siin on muidugi vahe. Vaata, kui läheb noor inimene, see on natuke teine asi. Aga vanu inimesi küll. Ja see ka, et nagu oleme tänulikud juba eluajal. Oma vanematele, oma vanavanematele, oma kallimatele, et ma olen ka hakanud rohkem ütlema oma emale juba, et ta on parim vanaema, aitäh, et ta on andnud mulle sellised kasvatuspõhimõtted oma vanematele. Tegime grupi chati pealkirjaga Brigitte ja Süda, et aitäh, et te kasvatasite mind ellu jääjaks ja õpetasite endasse uskuma kõike seda, et kirjutage päriselt oma vanematele, et te olete tänulikud. Kuidas mul see mõttel on niimoodi läks, ma ei tea. Eile käisin spaas, siis tuli ka üks inimene tuli minuga rääkima, ütles, et lihtsalt hakkas rääkima, et ta mingi 4-5 aastaselt uppus ära, on ju. Ja siis ta isa tegi talle seda kunstlikku hingamist ja tõi tagasi ta. Ja siis ta ütles pärast seda ta enam, ta väljendas suht huvitavalt, et ta ei usu surma enam. Või põhimõtteliselt, et ta ei usu, et siis kõik läbi on ju. Et ta nagu detailidesse ei läinud, et ütles, et lihtsalt see aga tuligi nagu... sinuga, kui Eesti Eso podcasti tüübiga rääkima me. Issand, kui lahe, ma tahan sulle lõpetuseks öelda ka seda, et sa teed nii kihvti asja, sa oled väga-väga hea intervjueeritav või intervjueerija õigemini, et nagu täiega jätka seda, sa võiksid telesse ka minna, ma arust. Huvitaksin see või? Et sa võiks nagu suuremat tähelendu saada. Et tõesti see, mis sa teed, on väga äge ja alati, kui ma näen kaugelt juba TikTokis näiteks, et on sinu video, ma ei scrolli mitte kunagi. Ma alati vaatan lõpuni, et see on marust nagu väga suur validation, mida tänapäeva info ajastul saada, et nagu ma ei scrolli su videot mitte kunagi. Ka vend oled. No aitäh sulle, aitäh, et tulid. Yeah! Eesti Eso. Casino.